Tere tulemast Esiliiga lainele, kus oleme jõudnud siin üsna lõpusirgele. Esiliigas on aeg kätte jõudnud sinnamaani, et võtame siin ette täna 35. mänguvooru ja oma korda tähendab see siis seda, et siin Infoneti Lasnamäe staadionil on omavahel vastamisi minemas Tallinna FC Levadia U21 võistkond ja neile külla siis ettepoole koheselt ei otsi, valitakse see lihtsam käik, aga see no seal nüüd mängiti tulega, aga hetkel ikkagi näpud jäid kõrvetamata, vaatame ära, Käblikul võimalus tulla ka, aga seal nüüd ütleme nii, et asi, millega saab nii-öelda pigem naljameeste. Aga Levadia siis tõesti veel sellise kerge turve all. Olukorra ära, nii on väravast väljas ja... No ei ole. United on pannud korraliku kahuri tööle, et... Nemad ikkagi rünnakul soovivad oma eesmärke ära täita. Uuesti Chisala minemas, jätab Ossepile, Ossep lööb peale. No, seal peab ära pettis, aga United on juba tulemas. Pall on Radomski, jätab siin nüüd, kukutakse ka ja penalti siit tuleb. Selle teenib siit välja meil Chisala ning saab ka Artur Sibul. Vaatame selle olukorra ära, Chanda versus Ani. Chanda teeb sealt korraliku jooksu ka, paneb vasakule, Ani toob välja ja nüüd on vaja, et sealt saadakse see teine pall klaariks ja Ani toob selle välja, aga see penalti tõrje on küll nüüd asi, mille saab kindlasti CVS-i juurde kirjutada, et tõi selle ikka vasaku käega täiesti üksikult tõi selle palli lihtsalt ära ja tõi sealt selles suhtes ei olnud, hetkel lihtsalt Ani oli tasemel, et oleme ka palju hullemaid plönne näinud, vaatame selle olukorra ära, Kuusjev võtab siin nüüd vasakule poole, aga Kuusjev siin ikkagi üsna palju parema jalaga tegutsemas. Pall nüüd all! Lehtmed! Ja mis jääb ühel pool löömata, see pannakse teisel pool. Nagu nael sinna väravasse ära. Lehtmets vajutab 1-0 siin peale 23 minutit tabloole ja hetkel küll liigutakse selle suunas, et 36. mänguvoorus enam ellujäämise nimel ei mängi. Nüüd juba hakkab United uuesti tulema, Radomski korralikult seal Lehtmets tööd temaga tegi ja palli siit tagasi võitis Käblik. Tema juba ettepoole minemas ja Levadia rong sõidab nüüd hetkel täiskiirusel ja seal on juba mehed uuesti tulemas ja ei olnud kaugel see teine ka siit, kui... Ja nüüd sai Kuusjev ka seal ikkagi emotsiooni välja näitas. Aga Maximilian Skvortsov oli see mees, kes siis Levadia eelmise rünnaku kiirrongi veduriks oli ja nüüd ta saab uuesti hakata minema siit. Skvortsov läheb ja lööb peale ja Pürk peab sekkuma, jätkuvalt pall lahti ka, aga Pürk selle teise palli püüab hetkel kinni. Numbrid 0-0, sellepärast et siin viimase 7 minutiga ikkagi Levadia sellise mängu justkui on tahaks seda ümber pööranud, sest et siit jällegi Käblik korralikult tulemas, mitme mängumehe vahelt jätab palli paremale ka. Siit saab endiselt ikkagi rünnata, tuleb löök ka ja läheb üle. No ise ei klaarinud, aga sellest miskit enamat ei sündinud Unitedil nüüd pall üleval ja siin eks kõik teavad, et teda üsna viimased olukorrad esimese poole ja nüüd läheb ära ja lõpuks saadakse ikkagi kätte. Ani tassis, mis ta tassis, kuid lõpuni see Levadia tagaliin ei pea ja poole jälle tundub, et suure tõenäosusega saame minna ikkagi seisult, mis on viigiline ja numbritena siis 1-1 tablool. Variant, et United mängib Premium-liigat ning Unitedi duubel mängib Esiliigat. Levadia saadab palli kasti, Skvortsov ja sealt tuleb peale löök ka ja siit lööb selle värava ära Hurbert Liiv kohast, kus Levadia ehitas seda ja siit nad selle kätte saavad ning 49. minutiks on Levadia löönud teise ning United endale lasnud selle hooaja 25. värava selle taha. Praga, no nüüd viib palli jalgpalli mõistes koju ja Ani paneb uuesti pika palli ettepoole, no seal on Käblik olemas, Käbli versus Chanda, Käblik elab korralikult, Chanda tal seljas, Lehtmets palliga, Lehtmets keerutab, lööb peale ja oi, Lehtmets oleks siit oma teid. No vaikselt Levadia hakkab seda palli valdamist sättima sinna võrdsema poole, aga noh, sinna veel oma jagu maad minna. United lööb siit peale ja... See oli Bruno Vain. Uuel hooajal neid ka siin Esiliiga tandril kindlalt me nägemas oleme. Lööb! Oi!
oi, millise mammu saadab siit Gregor Lehtmets peale ja siit sellise 25 meetri pealt selline pomm tuleb ja Gregor Lehtmets lööb Levadia kolmanda ning oma teise ja Unitedil hakkab vaikselt see minu ennustus peab paika, et teine poolega ikkagi täiesti teistsugune mäng meil olnud on. Oi, ja siit saab 5. kuni, ütleks, et 7. on veel täiesti lahti. Aga Flora Tuumlil tuletan jätkuvalt meelde, et neil on veel üks mäng korus Kokka! Pannakse ära ka! Poist lüüakse seal paigast, aga see Karl Gustav Kokat ei sega ja saadata selle palli võrku ja 79. minutil meil on veel potentsiaalne variant, et me siin võime kõik need oma palga võib vähemalt selle olukorra eest täies mahus välja teenida. No vaatame selle tulemise ära, siit on võimalik tulla ka Frolovile. Ja Rikosett. 12 pole siile jõudnud, vaatame, kas see 13 on see esimene õige. Tuleb ka! Ei suuda ikka saata. Ja nüüd on värav tühi, tuleb kauglöök ka. Tulemas, Merilai. Merilai paneb siit diagonaali kasti suunas. Seal on Vain. Vain saadab, aga jääb hetkel liiga kõrgeks. Aga seal pole veel olukorda nii. Ovusu. Alteberg. No Unitedid seal veel päris mitu meest. Jätkuvalt pall kasti. Vassiljev, kas siit tuleb veel üks pealelöök? Ei tule. Siit klaaritakse see ära ja sellega saab ka see aeg täis ja andku nüüd jumal, et need vahetusmeeste tribüünid siin terveks jäävad, aga Levadia U21 on teinud jälle midagi, mida siin sel hooajal meenutama jääda, kui teist korda sel hooajal.